sõirategu nakas juba laudast pihta. Poodipiimastik sõira ei saa. Tuu seest on suurem peagu asjalike baktereid ärhäötadu. Lehmi on majapidamisten veidus jäänu ja tuu tõttu ka sõira ega nuka pealt ei löövä. Inne kui piimast sõir saa, on kõvva tüütlemist ja pressmist. Või küsida, kes ta piima ärju, kui tuudiks tule 30-40 liitrit päevän. A tule välja, et jääs esiki puudus, nii et pulvas kas juss võetas piimalt maha, kui sõira tetes. Siis käü talle tuu vadakuliim kah. Oleti kuulnu ütlemist, et kellegi pää tüütas nagu koore lahutaja. Kaege, sääne ta massin omgi. Kui tekkus vaielus, kas piim on rohkem süük või juuk, siis tulke kaema, palju leemekest välja lätt, inne kui piimast juust saa, vai noh siis sõir. Ja nüüd ma siis kuumutadu lõissam länne hapnoma. Ja nüüd ma siis kuumuta ja ooda, kuni ta siis eraldus siit vadak. Ja siis nõruta välja. Kuna oma kantu ei ole. Ei, no ähtete nüüd vahepeal. Ja nüüd tule seod uutta, kuni ta siis saa teatud temperatuuri. Ma ütle sõnaga teda niimoodi ütelda ei mõista, ma silme järgi kae või käega tunnetama ei näe. Kui nakkas juba kokku minema, siis nakka kurnama. No, tuud minä nii varsti. Tiiad sa, kas neid sõirategijaid on palju siin ümbruskonna küladen? Siin küla ma palju lehmi on. Palju üldse lehmi on, jah? No jah, lehmi on ainult. Mii oleme praegu naabriga. Ja üts on veel, no 3. Tuud ei massa arvata, et piim on minne sõirateos mõteldu. Nigu näta saas joost väga eduliselt ka võidu tete. Vai jäätist, vai jogurtit. Nu oskuse on Silvi saanu oma imelt ja kui 3 põlvkonda niimoodi kuun köögin askeldase, küll jääs midagi ka tütrele külge. Kohupiim sai jätkunatus ja nüüd ma panesin või sisse. Aga tuud sa vist palju, ei riski. Nii. Ja või tule kuumutada, sulatada ja natukene kuumutada. Sa oled nüüd ka sõiramanu. Ja see oled nüüd jah, nüüd lähed sõir. Edesi vahepeal midagi ja siin muud. Nii, ja lähed nüüd tuu kurnatu kohupiim. Ja nüüd tulen hakata segema ja kuumutama. Ja nii kaua tule teda segeda ja kuumutada, kuni võis ja sisse läheb.